Exceliga käib diagrammi koostamine ülilihtsalt ja kuna diagramme lisatakse töölehele, siis tuleb minna selleks insert nupuribale. Ja nagu näha siin graafikute sektoris on tohutul hulgal erinevaid graafikuid. Kuid eriti hea selle asja juures on see, et kui ma tean, kuidas ümber käia näiteks tulpdiagrammiga, siis ma saan kasutada täpselt samu võtteid ka teiste diagrammide loomisel. Kuid vaatame nüüd siia töölehele. Minu ees on üks väga tüüpiline tabel andmetega ja enne kui ma tahan hakata oma töölehele diagrammi lisama, pean kõigepealt Excelile ütlema, millistest andmetest ma tahan diagrammi koostada. Ja kuna Excel ei loe ju minu mõtteid veel, siis märgin ära ja ütlen talle, et millised andmed siis tuleb minu tulpdiagrammi koostamiseks võtta. Ja märkisin ära need arvud koos esimese tulba ja tulpade pealkirjaga. Ja oluline on nüüd selle tabeli märkimise juures see, et ma kindlasti ei valiks kokku tulpa või kokku rida, sest vastasel korral ma hakkaksin ju diagrammis esitama andmeid topelt. Ja nüüd, kui mul on need andmed märgitud koos nende pealkirjadega, nüüd ma saan siit insert nupuribalt valida siis vastava graafiku, mida ma soovin, antud juhul tulpdiagrammi, ja valin siit näiteks selle 3D variandist kohe esimese. Ja nagu lupsti, graafik on minu töölehele lisatud. Ja kui diagrammi on vaja veel kohendada, ja tavaliselt on, siis pane tähele, siia üles tekkis lausa 3 uut nupuriba graafikute tarvis. Ja selles videolõigus me nendel tööriistadel väga palju ei peatu. Kõige tähtsama osaga oleme juba hakkama saanud. Näitan sulle ka mõne teise vajaliku andmete muutmise nipi. Las diagramm olla märgitud ja pane tähele, samal ajal näitab Excel tabelis, milliseid andmeid ta antud graafiku jaoks kasutas. Täpselt nagu valemite kirjutamise korral. Arvud, mida ta tulpades siis kasutab, on siis sinise kastiga ümbritsetud, violetse kastiga on ümbritsetud tulpade pealkirjad ja rohelise kastikesega on siis ära märgitud see legend, mis siin diagrammi kõrval on. Teen selle graafiku võib-olla natukene suuremaks, et oleks natukene rohkem näha. Näete, iga maakonna kohta kasutatakse mul 3 tulpa. Ja need on siis aastad 2003, 2004 ja 2005. Aga võib-olla ma tahaksin, et ta näitaks mulle ainult 2 tulpa 2003 ja 2004 kohta. Siis sellisel juhul ma võin lihtsalt siit sellest sinisest kastist, siit nurgast kinni võtta ja lükata selle kasti natukene koomale, nii et oleks märgitud ainult 2 aastat. Ja näete, kohe peale muutust siin andmetabelis muutub ka graafik. Sama asi on arvudega tabelis. Kui ma näiteks võtan selle esimese arvu siit Harju maakonna rea pealt ja kirjutaksin selle asemele näiteks 50 000. Vajutan Enter, siis samamoodi kohe peale minu muutust muutub ka väärtus graafikul. Seda muutust ma läbi viia ei taha, vajutan Ctrl-Z ja minu arv on jällegi tagasi. Praegu võrreldakse minu diagrammis iga maakonna erinevaid aastaid. Harju maakond 2003-2004, mismoodi nemad omavahel siis erinevad. Kuid võib-olla ma tahaksin, et võrreldaks ikkagi erinevaid maakondi omavahel vastavalt aastatele. Et milline maakond oli kõige tublim, milline kõige kehvem võib-olla. Ja selleks tuleb mul minna lihtsalt siia jällegi vaadata, et minu graafik oleks märgitud, sellest annab tunnistust see roheline sildike siin üleval ja valida siit see design nupuriba. Ja siin on selline mõnus tööriist nagu switch row and column, ehk siis vaheta omavahel ära ridade ja tulpade andmed. Seega, kui ma siin peal vajutan, siis näete, esimene tulpade sektsioon illustreerib mul kõikide erinevate maakondade tulemusi 2003. aastal ja teine tulpade sektsioon siis jälle samade maakondade tulemusi aastal 2004. Seega ainult üks väikene vajutus sellel tööriistal siin üleval. Ja las ma näitan sulle veel ühte asja. Ma märgin ära täpselt sama andmeala, nagu ma tegin seda enne graafiku loomist ja vajutan nüüd klaviatuurilt F11. Ja vaadake, mis juhtus.
graafik loodi oma täies hiilguses eraldi täiesti uuele töölehele. Ilmus siia uus töölehesakk ja ka eelmine andmetabel on meil ilusasti olemas. Mõnikord on lihtsalt vaja, et graafik ja tabel üksteist samal töölehel ei segaks ja see on üks kiire käepärane viis graafikute saamiseks omaette lehele. Vajutada klaviatuurilt lihtsalt F11. Lähen uuesti tagasi oma esialgsele töölehele ja näete, eelmine graafik on mul täpselt samamoodi ilusasti siin andmetabeli kõrval alles, et kuhugi see graafik ära ei kadunud. Järgmistes videolõikudes aga vaatame, kuidas loodud graafikuid seadistada, veel ilusamaks muuta, kuidas neid erinevatesse kohtadesse transportida, andmeid kustutada ja juurde panna.